No nii, tere tulemast tagasi meie kanalile. Me oleme siin taas sügiseks valmistumas väikeste muutustega küll. Usinemad vaatajad teavad, et Siim Taba meie pundis enam ei ole. Andis juba mõned kuud tagasi siin vara kevadel, isegi enne kevade algust Discordis märku, et temal on Tumu kanaliga finito. Miks ta seda tegi? Lugege Discordist, aga iga pidu saab ükskord õnneliku lõpu. Aga loodus tühja kohta ei salli. Ma olen siia kutsunud siis enda hea sõbra ja kolleegi Leho, kes on võib-olla paljudele tuntav juba kuskilt teleekraanidelt, aga Leho, ma ütlen kohe ära, et ära hakkasi mingit televisiooni contenti tegema. Me teeme YouTube'i, meil on asi lappes. Tere, mina olen Leho, mina olen siis... See ei ole anonüümsete alkohoolikute selline koosolek, kus seda tutvustavad. Tere, mina olen Leho. Vabandust. See on YouTube, ma teen esimest korda, ma siis tulen ka YouTube'i kanalile. Ma loodan, et te olete piisavalt lahedad ja muhedad. Nagu sina. Aitäh. Et kohe mind päris sõnadega siis ei tambi kuhugi sinna, ma ei tea, kuidas noored ütlevad, gang, peace. Ühesõnaga tuleb välja küll enam-vähem esimene kord, ma saan aru, et sul on eetrinärv peal, see ei ole mingisugune Kanal 2, kus meil on mingisugused 200 000 vaatajad. Meil on YouTube, meil on kogu maailm. Ja meil on kogu maailm ja ma loodan, et laivide ajal meile tuleb ka selline 150-200 inimest vähemalt laivi meid kuulama, mis oleks juba nagu täitsa... Kuule, sul on ootused ikka väga alla arvestus, me alla 500, ütleme, üldiselt ei räägi. 1000 on okei, üle selle võiks nagu minna. No väga hea, meil on eesmärgid on paigas. Ühesõnaga, kodutöö on tegemata, jõuad selle kõigedega tegeleda, aga me teame vähemalt, et Leho toimetab Instagramis, kellel natuke rohkem soovi näha, mida see mees teeb, siis paneme tema Instagrami ka siia alla descriptionisse. Aga et tänane päev siis kulgeks natukene lõbusamalt, siis ma tean, et väga paljud võib-olla on siin telest näinud kunagi aastal 2015, 14, 16, mis iganes see oli. Tegime 2000 mine muhvi. Ja 2000 mine muhvi, tegime sellist saadet nagu Eksperiment ja ütleme nii, et me alustasime sellega siis, kui YouTube'i veel ei eksisteerinud. Ja see content, mis oli televisioonis, oleks praegu YouTube'is puhas kuld. Me vaatame, Leho, mis saadet? Me alustame sellise toreda saatega, nagu seda oli Eksperiment. Ja siinkohal väike disclaimer, me ei vaata mingisugust rannamaja, me ei reakti kellegi teise contentile, me vaatame ise enda contenti, vaatame, mis mees see Leho on ja kui teile tegelikult tänane selline episood meeldib, kus te näete Lehot toimetamas erinevates telesituatsioonides ja ma ütlen, meil on sellist materjali, mida te täna nägema hakkate päris palju, siis andke like'i ja subscribe'i näol meile märku, kirjutage kommentaaridesse, kas te tahaksite veel midagi sellist näha, sellepärast et contenti meil on. Jolo, see siin on minu vana PEM. Loomulikult ei lähe see auto mitte ühestki ülevaatuspunktist läbi ja põhjus on väga lihtne. Sarniirid on tal läbi, amordid on kaduksis ja CO on ka nii paigast ära, et kõik ülevaatuspunkti mehed hakkaksid lihtsalt mu peale karjuma. Tänase eksperimendi eesmärk on teenida ühe õhtuga võimalikult palju pappi. Süsteem on lihtne. Rendiautode peale ei hakka mitte ühegi ametivõimu hammas. Inimene istub autosse ja kui ta on sõiduga rahul, siis ta annab mulle jootraha. Minu sõber Urmo teenib iga sisse meelitatud kliendi pealt 10% boonust. Päris hea äriskeem. See on hea äriskeem ja mulle tuli meelde, et ma käisin kunagi ka Robert Rooli juhitud saates Roolivõim, kus sai seda maasturit. Kaltee mingisugune. Ja. Sai seal maasturit nii-öelda kaalu peale ajata tasakaalu ja siis ma jäin juba silma Robert Roolile, et ta vist juhatas mind ka saates umbes sellised sisse, et ma olen üks vähestest inimestest, kes on vana 3 PEM-iga tulnud võttele. Et vanakooli mees, noh. Vanakooli mees. Praegusel autol on roostet vähem. Ja kindla peale, ma arvan. Aga nüüd tagasi auto juurde. See on tõeline pann. Ta koliseb isegi siis, kui ta peaaegu ei sõidagi. Kuulake näiteks, mis häält teeb kardaan. Kuidas sa sellisega linna peal üldse sõita julgesid? No ei olnud hullu. 4 ratast olid all. Ma kontrollisin tihedalt trefi rõhku. Ja see oli korras. See oli korras. See oli ainus asi, mida sa kontrollisid tõenäoliselt. Ega siis tagurdades see pull ära ei lõppe. Mun endale ei tundu, et ma näen väga noor välja, aga praegu siit ma vaatan, et vist ikka 5 aastat nagu noorem. Õudust. Õnneks on kolina likvideerimiseks üks väga vana ja hea meetod. Tümakas.
noh, on ju Aiku ja kõva Pets. Veendumaks, et auto õhtul inimesi vedades päris ära ei lagune, panen ta proovile. Elu on näidanud, et kui ketsi lastes ja driftides rattad alt ära ei tule, siis ootavad sind ees. Sinusuguste pärast ongi mingi maa-alustes parklates rõvedad rehvi libistamise jäljed. Jaa, see on ühe keskuse parklas tehtud ja see rajoon, kus me seda filmisime, on lihtsalt selline, et 3 BM-i vennajuhiga, kellel on ka selline nokats peas ja nina selliselt, mitte keegi ei julgegi tulla midagi ütlema. Võib-olla tõesti. Vähemalt 500 muretut kilomeetrit. Aga nüüd kleepsud külge ja linna peale kulda kühveldama. Ma arvan, et mitte ühegi taksojuhi elu pole nii mõnus nagu minu oma. Maks ei maksa ja kliente ise sisse kutsuma ei pea. Nagu juba enne mõeldud sai, tegeleb sellega Urmo, kes saab iga kliendi pealt 10%. Loomulikult ei ole see töö kerge. Pidevalt saab korvi. Sa poisid, eesti keelt räägite? Do you speak Estonian? Nine. Vend vastas saksa keelest nain vä? Raudselt said eesti keelest aru, inglise keelest kõigest said aru ja mulle meid vähemalt see, et elu käis tol hetkel ja maske ei olnud. Ilus oli vähemalt, muidugi vihmane, aga vähemalt oli nagu mõnus käia linna peal. Tere tüdrukud, kas keegi tahab tipitaksoga sõita? Ei taha. Isegi tasuta. Ei taha me. Ma ka ei tahaks, kui siuke vend pakkuma tuleks kuskil keset tööd klubi juures, keegi tipitaksoga Urmo tahab on nii sõita. armas, mis sa räägid? Urmo on tore, aga kujita ette, pane nüüd naise olukorda, sa lähed kuskile klubi ette ja siis mingi vend tuleb, et tere, kas tipitaksoga tahate sõita või? Häbi. Õnneks on selles töös ka helgemaid hetki. Tipitaksona. High five. Ai. I like this idea. See tundub väga läge naine. Ja, chill siuke. Tipitakso ongi see kaua otsitud Läti Skype ja Eesti Nokia. Mõni minut veel ja Urmo õngitsebki meile esimese potentsiaalse kliendi, kuid kõik ei lähe õlitatult. Tal pole pennigi sularaha. Aga võite ju käia kuskilt võtta välja kas või 5 eurot ja pärast vahetada välja või ostate kuskilt Coca-Cola ja kui Meil on müügimehe oskused, vaata. Urmo on ikka siuke vana hea astler. No mina tundsin tegelikult Urmole kaasa, sest et nagu te näete, siis vihmavarjud on siin inimestel käes ikkagi, et kesine, külm, kõle, selline jaanuari kanti aegu filmitud värk, et ikkagi üsna rõve oli seda tööd, ma arvan Urmol teha, hea, et tema seda tegi. Mina sain õnneks. Said ilus soojas autos olla. Võtate siis proovime ära. Muidugi ootame. Oi, Urmo, sa oled meistermeeste ärarääkija. Ja saimegi kätte enda esimese kliendi. Aga mida arvate sellisest taksost? Teate, väga huvitav kogemus, väga julge mees on teil väljas. On. Ja väga karismaatiline, kutsus nii viisakalt kohe, et miks mitte sõita. Nii, kuulsid, auto tegi imeliku häält. Jaa. Auto on nii katki, et ohtlik on lausa sõita. See vend on küll nii, et tipitakso. Tegelikult väga huvitav, kuidas inimesed reageerivad siis, kui sul on ikkagi kaamera on suunatud sulle näkku ja siis mingi tüüp ütleb, et no meil ei ole autol ülevaatust ja siis kaamera tuleb sulle peale, et no mida sa teed? No sa oled eestlane, ega ei ole väga emotsiooni, suht savi on. No tegelikult ongi jah. Pole minu auto savi. Tehti nagu tünga, oli tegelikult ülevaatus või? Ma ei usu, et oli. Kui me ütlesime, et ei olnud, siis ei olnud, sest meie ei valeta üldiselt. Tahan, et saame turvaliselt kohale ikka ja mine ei karda midagi. Julge poiss. Ülevaatust ka ei ole. Nii et kui politsei tuleb, siis mängi kaasa. Aha, teeme nii. Täiesti müstiline ja rahulik klient. Mõni oleks sellise jutu peale juba sõitvast autost välja hüppanud. Aga mul on hea muusika. Tahad ma panen muusikat sulle? Jah, pange, mis teil on. Nüüd on tõesti nagu femmis, jah? Nüüd on. Külm käib, jah. Sõit kesklinnast Rocca al Maresse on piisavalt pikk, et veidi jutulõnga punuda. Kui enne ajasime niisama small talki, siis nüüd lähen veidi isiklikumaks. Selgub, et minu klient on viimast päeva Eestis. Aastaks ajaks lähen Londonisse, aga õppima, nii et hea eesmärkiga. Ja kes siis sinust saab? Farmatseut olen praegu apteeker ja siis lähengi farmaatsiat õppima, aga nüüd natuke teise suunaga, et siis
spetsialiseerun pigem tööstuse poole. vend hakkab pärast kanepit tootma. jah, loodame. okei, kas ma saaksin sinu käest retseptiga kanepit? Tuli ära! Tuli ära, see küsiti ära. Kanep tundus toona minu jaoks väga süütu selline asi, et ikka küsid, kas apteekrilt, miks mitte? Miks mitte? Maksmata. Mis ma saaksin sinu käest? Midagi keelatud? Ei, mina olen ikka korralik kodanik ja korralik spetsialist, nii et minuga ärge isegi lootke, ei saa. kui selliseid mehi oleks rohkem, poleks Eestis ühtegi altkäemaksuskandaali. Tänan teid väga. Aitäh teile! Oba! Esimesed 5 euri või? Nätaki tagasi ei saa. Oi, päris hea. See ongi siis minu tipp. Teie suurepärase teenuse eest. Esimesed 5 eurot. Väga super. See läheb kohe kütuse kassasse kuhugi. No, mul olid ikkagi 5 aastat tagasi, mul olid, oleme ausad, kõrgemad ootused, et kui teenid õhtu jooksul 5 eurot. Samal ajal, kui mina tagasi kesklinna purutan, moosib Urmo juba järgmist klienti. On teil vaja kuskile sõita? Mul on takso tellitud. On juba takso tellitud, aga me viiksime teid tasutada. 10 sendi eest. Tulge meie... 10 sendi eest, sa räägid, sa saad mingit vähemalt alates 5 eurost saada. Urmo on ikka väga optimistlik, 10 senti. Meie takso peale vahet ei ole see takso. Või ei saa niimoodi... Ju ikka saab, no ma tulen. No tulge siis. Siuke tegevus või? Lihtsalt taksolt klient ära. Tšikil oli takso tellitud ja tuleb teie takso peale. No ja vaadake seda kaunist taksot, see on tulikala, teeb igal hetkel nagu silmad ette. Takso välja näeb, võib-olla just ei ole selline, mida te ootasite, aga tulge, istuge peale ja ühesõnaga nii palju, kui südametunnistus, nii palju võite maksta. Nii, Leho, tein sul uue kliendi, ole tugev. Vaata, mul on seal klaasi peal on peegeldab, ma ei tea, kas see on nüüd vihm või see on see tooaeg, ma arvan, et nende puude pealt tilkus, vaata nagu selle kleepuvad morssi nagu akende peale ja me vist ei pestnud autot ära, ka mul on selline tunne. Me lihtsalt läksime mingi rõveda vanakooli femmi. Mingi papist teibid peale ja... Väga uhke, väga uhke. Nii, nüüd ma sain küll ulaka teoga hakkama, ma võtsin kellelgi teenistuse ära. Esimest korda minu taksojuhi ametis olen sunnitud ka valetama. Mul ei ole ju mingeid tšekke, ma olen tipitaksomees. Kas tšeki ka saab pärast või? Jaa. Mul öeldi, et saab. Sul on nägu juba siuke, et... No ma teadsin, et siin läheb perse, sest et tšekkida juba praegu tahtsin, ma teadsin, et Tal ei mingit töö juures tulles raudselt vaja kuskile tšekki esitada, ma arvan. Ja nii oligi. Mina muidugi nii ei mõelnud, et vaene neiu. Ise kirjutatud või? Ei, mul siin on kõik händin ära. Ajan GPS-i kuumaks ja vilistan kummikut, kuid ma pole veel õietigi liikuma saanud, kui Urmo mind juba uuesti kinni peab. Mul on üks klient veel, kas mahub veel inimese peale? Jaa, davai, väga lahe. Kuule, aga... No tere! Tervist! Kuule, aga meil on ripad ka peale või? No, mul on vaja oma kotti saada või? Ma helistan. Dokumente. No, ma helistan siis. Helista! Võta oma fucking telefon. Võta oma fucking telefoni ja helista! Normaalne. Peredraamana. Ei, mina olen ka selle peale nagu mõelnud, et äkki inimesed ei olegi tegelikult vihased, vaid nad lihtsalt... On purjus. Ja nad väljendavad ennast kuidagi nagu selliselt, et me tõlgendame just, kui nad oleks vihased, aga tegelikult nad lihtsalt on hästi rõõmsad ja nad väljendavad ennast kuidagi veidra. Nagu emotsioonirikkalt, et sa ikka igast sõnast saaksid aru, et võta see fucking telefon ja palun helista. Jah. Väikene rüselus neil seal oli vist naisega, et ikka kui alkoholi natukene tarbid, siis... Mis ma oskan öelda? Ei tasu koos naisega klubbi minna. Kas see tarkus kehtib ka täna aastal 2021? Ma pean tunnistama, et tõesti ilma naiseta on klubis käia meeldiv, aga ka koos naisega on klubis käia meeldiv, nii et see on väga ohtlik jää. Väga poliitiliselt korrektne vastus. Jah, no ilma naiseta klubi minemine on ikkagi mõistlik. Ei ole mingit, sa ei hakka kohe klubi tantsupõrandal mingeid asju tegema, et ja Mulle meeldib, kuidas sa praegu otsid neid sõnu, see peaprotsessi. Jõhker, no ma ei oska siin midagi öelda, ega jah, naised on toredad ja tublid ja... Aga kuidas sul muidu taksodega kogemused on olnud, et oled rahule jäänud kõikide taksodega? Igasuguseid on olnud, et see oli laksu all. Laksu all?
ja sõitsid ära temaga? Ma istusin sisse ja siis ma vaatasin peeglist mängida silmis, ma pidin täiega. Pärale jõudes hakkab üks tšekigamm jälle pihta. Ma tahan tšekki ka saada. Tahad tšekki ka saada? Okei. Aga siin on tšekk. Palun päris tšekki vaja. Sul on päris tšekki? Ülle pasi karmiks. ja see nagu vaata, kui armas ja nunnu see tüdruk praegu on ja varsti tal on need saatana kõrvad on peas. Kus mu tšekk on? Ei, nii hulluks ei lähe. Ei, aga see ongi päris tšekk. Päris tšekk. Kas sul on töö juurde tšekki vaja või? Jaa. Sellega mul on väike mure. Mul jäi tšekki masin jäi koju. Ja siis ma ei maksa. No okei, siis jääb maksmata. Või ma maksan ikka. Tegelikult trollis sind, ta tahtis selle maksta, vaata. Ja ei, no mul oli endal ka nagu tegelikult noh, ikka päris piinlik. Ma ei tea ju, ega teise inimese rahakotti ei tea. Pärast on tema jaoks nagu mis iganes sendid või mündid 2 eurot, mis ta annab. Jaa. See võib tema jaoks olla suur raha. Minu jaoks on võib-olla jah, et kopikad. Ei ole ta midagi. 2 eurot on suur raha. Ma arvan, et ma mõtlen, kas ma tahan sentidest lahti saada või tahan mu paberrahast lahti saada. Sentidest. Minul on tavaliselt paberrahaga probleeme. On jah? Jaa. No, True story. Sa annad nii palju mulle, aga see oli nii väike sõit ju. Jaa, aga no tippi peab ka ikka jätma tippidaks vale. Järgmised 5 eurot. Mul on juba 10 eurot koos. Aega on kulunud 2 tundi ja 10 eurot. Aitäh sulle. Aga kas jätsid mu tšekki alles? Ma ei tea, võib-olla. Jättis siis või? Ei jätnud. Kindel või? Kõne ei tulnud. Äkki ta helistas, aga äkki helistas varjatud numbriga. Eelnevalt saates Tallinna tänavatel kimab ilma ülevaatuseta tipitakso. Kuid kas pappi tuleb ka uksest ja aknast ning millega see kõik lõpeb? Püsige lainel. Kaunis tütarlaps koju sõidutatud, panen padavai tagasi Bermuda kolmnurka. Urmo juba ootab mind. Ja mille poolest on minul tänane õhtu veel hea on see, et ega eriti paljudel taksojuhtidel ei ole sellist nõustajat, kes ütleb, kus rahvas liigub, mis rahvas liigub, kuhu on mõttekas autot panna, kuhu mitte ja nüüd tuleb kiirustada sellepärast, et muidu võtab see taksojuht meie koha ära. Aga kuna meie oleme täiesti legaalsed taksojuhid siin kõik koos, siis see koht kuulub täna mulle. Kuule, kuidas muidu selle plikaga läks see? 5 eurtsi. 5 eurtsi või? 5 eurtsi. Kas tšeki kandsid, ta tahab pärast raha tagasi saada? Kuradi, Urmo küsib ka sellise häälega, et noh, kui võtsid enda tšekimasina ka välja või? Ta raudselt mängis kokku selle tšikiga. Ma ei tea, no väga kahtlane värk. Urmo küll jah, meelalt, kas sa tšeki ka ikka andsid? Tal on jah hea mõnus, chillib seal vihmavarju all ja tšeki tõid või? Ma tean, sellega läks veidikene kehvasti, sellepärast, et minul ju tšekimasinat ei ole, Urmo. Sa pead ise tšekki siis hakkama kirjutama. Ma kirjutasin talle tšekki ja ma kirjutasin tšekki enda telefoninumbri. Aga ma arvan, et see tšekk tegelikult oleks töötanud siis, kui ma oleksin kirjutanud sinna selle summa. Ja, võib-olla tõesti. Et kui palju nagu see sõit maksma läks ja kui ta siis oleks selle ülemusele viinud, siis äkki ta oleks nagu raha tagasi saanud. Vanasti ju tegelikult olid kõik tšekid ju käsitsi kirjutatud, arveraamat oli ju. Võis nii olla arvelauad ja... Arvelauad, värgid, särgid muidugi. Ma annan teile, näete, flaiku, et kui pärast läheb abi vaja, siis saate kas sõita kas ühe sendi. Kus te lähete? Teete ju rebaste peale lähevad. Igal juhul anname teile visiitkaardid. Nii et kui läheb varsti vaja, helistage. Ma olen sõnatu. Ma olen sõnatu. Nad jooksevad viimase bussi peale sellest, et minna tasuta taksoga sõita, kuhu tahavad. 3 mingit sellist vanemas eas prauad kindlasti nad tahavad 36 peale tulla, eks ole, kui neil on buss või mingi. Ma olen buss on nagu luksus selle kõrval. Jesus Christ, mis toimub? Kuid vankumatu Urmo ei jäta jonni. Kuule, sina tüdruk. Oota 1 sekund. Kus sa lähed? Väga hea. Kus sa elad? Viimsis. Meil on nimelt siin tipitakso. See tähendab seda, et tulete selle takso peale, viskame teid Tallinna piires kuskil ära ja maksate täpselt nii palju, kui soovite. Nalja teed või? Ei tee, näe. Meil on päriselt siuke projekt praegu käib. Olete nõus meie takso peale? Niisama. Teeme heategusid. Heategusid. Kui nagu jõuan sihtmärgini, siis pean topelt maksma. Annan teile selle ka visiitkaardi ja lähme siis takso peale äkki. Kaine olete ikka. Jah, muidugi. Muidugi kaine. Aga ma teen teile ukse lahti. Nii,
Leho, sulle klient. aitäh sulle. Tere. Tahtiski just koju minna, nii et kõik on olemas. Väga hea. Tee siis ruttu. mulle tuli ükskord klubis tuli üks noor tšikk tuli, tahtis kokteili saada ja siis järjekord venis, mina ju neid kokteili seal ei meesterda, eks ole, ja siis ta ütles mulle, et no davai, teeme kiiremini. Läksin üline, nagu ma olin kõigepealt, ma olin nagu nõus sellele tüdrukule pärast väikest sellist pausi, et okei, ma võin sulle osta selle kokteili, aga pärast seda, kui ta ütles mulle, et nagu teeme ruttu või midagi sellist, siis ma läksin. Teeme kiirelt. Ja ma küsisin ta käest, et kas sa tead, kes teeb ruttu? Ja ma ütlesin talle nagu, et sa võid nagu enda sõbrannade käest ka küsida, keda oli ka seal mingi kolm tükki äkki tal ümber, et sa võid küsida, kes teeb ruttu. Ja tänapäeva noored ei tea, kes teeb ruttu. Nugis teeb ruttu. et nagu... Ma ei tea, kuidas see üldse seostub, aga äkki kuidagi seostus siin. Ringi vaid ja pean igasugust rahvast, keda elus pole silt lendab ära. Nõnda nägusat tüdrukut on ju lausa lust kesklinnast Viimsisse sõidutada. Hakkan kohe pikema jututa mesijuttu ajama. Siin on siuke paist, et sul lendavad riided seljast ära. Ta on siuke nagu peas, et mis mussist laseb, võikski ise nüüd seljast ära juba. Normaalne mesijut ikkagi. Täiega. See on mingi liikuvklubi Hollywood või? Väga hästi öeldud. Keegi ei olegi mulle veel varem nii hästi öelnud, et kuna... Kerge purn oli mulle ju. Vajutas ära lihtsalt. Kahju, et kaameramees auto peal on. Muidu vist ei peakski täna tagasi kesklinna sõitma. Meil on üks, no tegelikult koeraga. Okei, aga... Koer ei käi ütlevini. See oli praegu väga hästi lahendatud. Ühesõnaga inimesed, kes televisioonist nagu väga midagi tea, siis kaameramees sõidub terve sõiduga kaasa. Te räägite mingisugusest teemast, nagu tema ütles, et ta elab üksinda, tegelikult koeraga, aga koer tööl ei käi. Väga lihtne. Mis siis saab montaažis? Toimetaja vaatab, neil oli eelnevalt meisi jutt. Kirjutame sinna juurde ühe teksti, mis loetakse sisse, et et kahju, et kaameramees peal on, sest muidu ma ei peakski täna kesklinna tagasi minema. Ja kui sa paned need 2 komplekti kokku, siis on hoopis teine kontekst. Aga siis mul on see numbrit vaja ju, siis sa elavast enam üksinda. Mida? Ja, seniilne vanamees. Siia sama veidi tegelikult peatud. 10 eurtsi va? Selle hea jutu eest ja selle ilusa õhtu eest. Et keegi suutis nagu tuju rõõmsaks teha. Väga hea sul. Aitäh sulle. 10 eurtsi. Ja ma sain nii palju kompliment. 20 eurtsi kokku juba või? Ja mul oli siis ka tüdruksõber olemas. Nii et peab ikka kannatlik meel olema. Ja, ma arvan küll. Et mu ego on hetkel kõrgem kui teletorn Tallinnas. Nii, aga Urmo käskis meil teha ruttu. Kesklinnas ootavad juba uued kliendid. 2 tibi ja tüüd. Autos juua tohib ju? Jaa, loomulikult. Autos tohib kõike teha. Nii, ja meie armas taksojuht tühi nimi on Leho Mehis. Tühi nimi on Leho Mehis. Olge temaga kena. Otsustan ära testida, mis maist inimestega tegu ja hakka nõudusjutte rääkima. Politsei võib ka tulla, sest mul ei ole ülevaatust. Aga Ja mul võib ratas alt lennata. ei, see on väike probleem. Ei, peaasi, et koksid ümber ei lähe. Aga kuule see teine vend... Vaat selle tüübi nägu. Ta ei saa väga hästi aru. Kuhu ta sattunud on. See on umbes, vaata, see kunagi oli YouTube'is siiamaani see video oli mingisugusest vennast, kes krimi kaamera ette sattus ja ta lõi nagu vastu posti ja siis ta oli see jumala teadmus. Kaamera valgus oli näkku suunatud ja see mitte midagi aru, kus ta praegu on. Kambias. See on hinna sees. Jaa, selles suhtes nahksisu on, et mul on mega mõnus koristada seda pärast. Et vahetela. Pärast tegevust lähevad teile. Jaa. Ei, ma... Sa ikka sõidad siin, ma nüüd tagasi. Pärast kliente ka pole, vaata, siis iga natuke. Ei no, pärast saab tagasi sõitma, neid ka sinna peavad oma. Ja muidu on ära koristatud midagi. Ups! Praegu oleks matsu pannud, aga kõik on See on lamp. Mõtle ka, et suhteliselt igast nagu teed. Minu sõidustiil 5 aastat tagasi ajas jooma ja minu sõidustiil täna ajab jooma ja minu sõidustiil 5 aasta pärast ajab jooma. No, nüüd ma olen veits rallinud juba, kuidas tunne on? Päris hea. Väga hea, mulle meeldib seda kiirustada väga hea. Väga hea, siis on kõik nobe. Optimaalne kiirus, ei tule kõne alla mingi sisemine hääl. Mul kädeb gaasi Pokemon
tundub, et kiirusefännidest neiud on teenusega rohkem kui rahul. Teine kordki kasutame seda firmat, ma arvan. Saime neid numbreid ka ja mul telefonist. Saite, jah? Jah, ma võin niisama käilistada või? Võid küll, jah. Jaa, pappi ka. Nii, polised. Nii, aitäh. Palun. Aitäh. Teine kordki, mul on see number olemas. Nende tipp meeldis mulle kõige rohkem. Vaata, rikas annab sendid ja vaesed annavad kõik oma hinge tagant ära. Ma arvan, neil ei olnudki taskutes rohkem kui need väikesed sendid. Ma arvan küll, jah. Aga samas oli see, et suht nadi, et sõit oli nagu päris ekstreemne, elamuste rohke ja selle eest. Mis see tüüp vist midagi andnud või? Ei tea, äkki ikka andis. Loodame, et andis. Davai, näe. Olen obe. Davai, tšau, näe. Thanks, näe. Davai, rebased, näe. Kuradi, minge saage retsi, näe. Saage retsi, kuradi. Ma vahepeal unustasin ära, et kaamerad käivad. See oli nagu suht tiltist tundus selle selskonna peale. Ei olnud, mul oli lihtsalt see rullnokk mõud oli peal. Me peame Urmoga siia tulema. Siin on potentsiaalset rahana. Kihutan järgmisena burgeriputka juurde ja võtan peale 3 meest. Kui ma oleks teadnud, mis edasi saab, poleks ma neid oma tõlda lasknud. Tegemist oli tõeliste matsidega. Selliste ropsuu tasemel näeks ma küll Eestis parem vikse ja vilesid pagulasi. Keera vasak, ära keera sealt. Türa sõita ei oska, putsi, sa saad sealt minna ju. Ma tean, ma lähengi sealt. Ei lähe ju, kuul sa sealt lähed ju. No ma saan siit otse ju. Pressi sellest, et türa lased alla signaali. Türa, ma ei saa ju. Sa ei oska. Türa vii mind, kuhu sa viid, ma maksan selle eest ju. Me sõidame BMW-ga. Sa ei pea suunda näitama. Tundub, see vend vähemalt teab, et me sõidame BMW-ga, me ei pea suunda näitama. Aga see mees on küll. Norm. Näitne, siit vasakule või? Türa, kus sa load sa? Ise keskel. Põlva või Tartu autokoolist ma eeldan. Tartu. Näita putsis! Ebareaalne noh. Tahate, ma mängin siduriga ka veel või? Türa, ma panen roopi kohe ausalt, türa, ma kes seda koristama? Mina koristan. Sina koristad või? Rahaboss. Arbuus kuiva. Olgu sul hea päeva. Vaata, vennal on siin mingi kurdi õlle näku normaalselt. Ostama load, noh. On aeg kopikad kokku lugeda ja sa imeda ime. Jotsi on tulnud 55 euri. No nii päris hea ju. 55 euri. Palju see... Ma arvan, et me ei viitsinud seda raha üle lugeda. Tegelikult oli rohkem või? Ma arvan, et oli rohkem. Okei. Et lihtsalt suuremad sendid ja mündid ja paberraha läks lugemisele. 55 euri ma andsin müntides juba Urmole. 55 euri? Müntides. Urmo, eksperiment on nüüd läbi saanud ja mul on käed raha täis ja sentegi on siin päris palju ja ma lubasin sulle 10%. 10%. Aga kuna minu matemaatika ei ole kõige tugevam, siis teeme niimoodi, et sularaha ma jätan endale ja kõik need mündid ja sendid ma annan sulle. No. Vaata, tüüp saab nagu rõvedama ülesande, et sagi külmetaja mölla seal vihma käes väljas ja siis ta saab endale mingi peotäie rauda tasku. Ai saadana. Mis ma nende müntidega nüüd teen siis? No aga kuidas sulle siis see eksperiment meeldis? Mina arvan, et see on üks hästi lahe eksperiment just seetõttu, et see võib olla inspiratsiooniks nii mõnelegi noorele hakata sama asja õhtuti tegema. Miks mitte? Tipitakso. Siin midagi ebaseaduslikku ei ole ju. Tõenäoliselt ikka on. No pigem on. Nüüd juba on kindlasti. Nii, kuule. Jällegi. Tubli olid. Tehtud. Okei. Sõõrikud kõik on parklas. Need ei ole sõõrikud. No võt, siuke tore saade siis meil, eksperiment. Oli täitsa endalgi põnev vaadata, siukest palju meil on 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 7 aastat vana või? 15 otsime selle, jah? Jaa. Täiesti crazy. 7 aastat vana. Ühesõnaga, selline see tänane episood sai. Näete, mis mees meil siin hakkab
Youtube'is toimetama. Lappes live juba varsti uue hooajaga, ettevalmistused käivad. Me oleme Lehoga ringi reisinud ka tegelikult juba päris mitmes erinevas riigis. Meil on tulekul juba siin, ma arvan, järgmisel nädalal üks Soome episood ja see ei ole lihtsalt selline vlog, kus me ütleme, kell on 2 ja me oleme laeva peal, vaid see on selline, kus on natuke harivat aspekti, saab nalja ja ma ütleks, et viime sellise vloginduse ka järgmisele levelile. Davai. Ühesõnaga, kui sulle video meeldis, likeige, subscribe'ige, pange siis kellanupuke ka sisse ja jälgige meid Instagramis sellepärast, et sinna tuleb ka kaadritagust manti, Instagrami, sotsmeediat, kõik leiate alt ja minge jälgige Lehot ka Instagramis, mis su Instagram oli? Way too hard for me. Lehol on nii raske Instagrami kasuta nimi, et isegi suuda seda välja hääldada, aga way too hard for me ja kõik lingid on descriptionis. Näeme järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!